Kuu aega on möödas ja tere tulemast taas kord kuulama ja vaatama järjekordselt Palju on ümmargune podcasti. Tarvi on ka siin vahepeal terveks saanud nagu. Jah, nüüd kannatab juba olla inimeste hulgas, ütleme nii, et jah, et tere sulle head seda aastat ka siis. Jah, sulle samuti ja ikkagi tagantjärgi ikkagi jälle aasta vanemaks saanud mõni mees siin, et mis tunded siis on? Et ma ei tea, ma olen ikka mõelnud alati, et vaata, kui sa kasvasid üles mingite sportlastega, siis sa vaatasid, et nad on alati vanemad ja kõik süüksed asjad ja nüüd sa vaatad, et mingi Haaland ja Mbappe, jalkast ja kossust, mingi, ma ei tea, Vembanyamad ja asjad, kõik on sust nooremad ja nagu kuidagi siuke veider on, et ma mõtlen, et ma olen mõelnud, et kas enda vanemad ja vanavanemad nagu tundsid samamoodi või siuke nagu just spordi poole pealt on hästi veider, nagu mõelda, et sa alati vaatasid tegelikult sportlast kui mingit iidolit, mingit endast vanemad, nagu sellist mingi siuke aupaklikkus oli, mingis mõttes vaata, siis nüüd on nagu selles mõttes vaatad, et ongi mingid, ma ei tea, mingid nooremad vennad kuskil, mis iganes vaata, Eestis samamoodi mingi, ma ei tea, mingi vaaksid ja veesaared asjad, vaata, et nagu kuidagi siuke hästi veider on, vaata, et muidu sa võtsid kogu aeg, et arbetad, ma ei tea, selles mõttes okay. See on elu. See on elu jah, niimoodi see asi läheb, aga kuu aega on möödas viimasest saatest väga palju on korvpalli on selle ajaga mängitud, nagu me siin oleme mitmeid kordi rääkinud ka, et ikka, et see mängugraafik ei ole kerget killast selles mõttes, aga alustame nagu ikka Eesti-Läti liigast. Vaatame selle tabeli siis üle, mis see seis on praeguseks hetkeks, siis tegelikult juba üle poole siis põhiturniirist on siis mängitud ja tänaseks päevaks siis Tartu Ülikool Max ja Moritz tabelit juhib 2 kaotust, aga on saanud 2 kaotust täpselt, et esimene kaotus siis tuli Valmiera vastu, mis oli ikka paras saunaõhtu. Ma käisin ise toda mängu koha peal vaatamas, kuna ma teist mängu vaatamas ei käinud, siis mitte keegi ei saa öelda, et mina olen see halb energia. Aga sellest käisin mina seda teist mängu. Jah, mitte Valmiera, vaid Ventspils, vabandust. Ventspils oli. Et 35 punktine siis kaotus 106-71. Too mäng ikka esiteks, mis ma ütleks, oli see, et tegelikult nagu Ventspils viskas ikka tegelikult nagu need eriti 3 joone tagant nagu viskas selle asja ikka täitsa nagu tuliseks. Et 50% oli põhimõtteliselt siis see vise, et tollel hetkel ma mäletan ka, kui ma vaatasin seda mängu, siis nagu niimoodi lammutati lihtsalt ja seal kohe alguses peale 2 siis tegelikult ameeriklast olid need mehed, kes seda mängu tegid, oli siis number 20 Cameron Shelton ja siis tagamees ja siis 4 ja siis päris palju ka 5 kohta mänginud siis Brian Thomas, et mõlemad tõid siis 2 peale tõid 48 punkti, mõlemad tõidki 24 punkti näkku. Mingi hetk oligi, minus pool ajaks oli niimoodi, et Ventspilsid oli skoori teinud vist ainult kas 4 või 5 meest või. Lõpuks oli neid mehi muidugi rohkem, aga pool ajaks oli jah, et siis ma mäletan, ma vaatasin, et number 20, number 24 ja siis oli number 2 olid need vennad lõpuks, kes viskas ikka kõige rohkem punkte. Et nemad olid 3 venda, kes tõid oli tood mingi 90% kõikidest nagu punktidest tiimi. No jah. Et päris ulme. See ütleb nii mõndagi Tartu kaitse kohta, et ei saatnud kinni. Et 3, et siis Ventspilsil 39-st 9 paned ikka, et 19 vabandust, et ma mäletan, ma vaatasin ka, et seal pandi ikka niimoodi silmade vahele kogu aeg, et isegi kui Tartu mängis hästi kaitses, siis väga tihti oli olukord, kus lihtsalt pandigi kotti, et siin jah, siin on mehi, kes pani 6-3, kes pani seesama siis korvialune ameeriklane pani 5-4 näiteks, tagamees pani 7-4 on ju. Et selles mõttes siin ikka ongi see, et visati hästi Ventspilsi poolt, samas kui Tartu ise näha oli ka, et ega üldse ei visatud, et 28-st 4, need 4-3-st siis 2 viskas Bernard ja 2 viskas Lips ja ega väga muud ei olnud, ülejäänud panid siin nullidega, Robert Valge pani 7-0 näiteks ja üleüldiselt seal ikka hästi ei tulnud, et 2% saadi hakkama ja selles mõttes seal oli nagu korras, aga 3 poole pealt jah, ei tulnud väga midagi ja vabaviskad olid üpris võrdsid ja kõik asjad, et
Okay. et ja noh, ründelauad ja asjad ka, et tegelikult nagu ulmelised, ainuke asi, mis võib-olla oli see resultatiivsed söödud, et seal oli siis 20-13 oli vahe, kuigi kui ma mäletan, kui ma mängu vaatasin, ma ulmelist nagu võib-olla vahet sellises isetsemises ja mitte isetsemises nagu ei näinud, aga sealt siis see esimene kaotus tuli selles mõttes enda... No kunagi pidi see nagunii tulema. Pidigi tulema, ma ise mäletan, ma mõtlesin, et see tuleb see sellimäng, mis oli siis 27. detsember, aga seal siis võeti 2-punktiline võit hoopis. Et ma mäletan, me arutasime vaata siin mingid episoodid siin sügise poole mingis episoodis, kuna see esimene kaotus võiks tulla, et siis ma umbes, ütleme niimoodi, et perioodiga umbes täpselt läks täppi, aga siis... Ja. Aga lihtsalt mängud natuke läksid eri suunda, ütleme nii. Ja teine mäng siis, mida nagu sa ütlesid, kui sa käisid sina vaatamas koha peal, mina siis vaatasin seda tookord kodust. No jah, ütleme nii, et siis Tallinn versus Tartu, aga suke tunne, et Tallinn tuli kohale ja Tartu meeskond oli riietusruumis. Tartu läks kodust ära. Jah, et kustutas tuled ära ja läks kodult minema, sest et see oli tõesti Tartult väga kohutav mäng. Rahvas, kusjuures saalis oli küll äge, et rahvast oli palju, nagu ikka, aga mitte mingisugust, ma ütleks, meeskondlikku mängu Tartul ei olnud. See oli üks iga Tartu poole pealt või teine asi, mis mind paneb mõtlema, et Tartu jäi lauas väga hätta ja nad ei kasutanud väga ka nurgerit, et see oli ka üks suke huvitav mõte või nägemus, siis, mida ma nägin läbi oma silmade. Ja kolmas ikkagi, lips ikka pandi nii kuhugi kinni ära, nii taskusse, et seal, ma ei tea, palju ta lõpuks punkte tõi, aga vahepeal seal 3., 4. veerandal. 7 punkti tõi. Ja seal siis oli veel 4. Ta oli vahepeal 4 või 0 peal. Ja, et tänu siis selle tagamängija Bernardi toel siis ütleme selle paari hullu kolmesega läks see vahepeal seal 2 punkti peale või aga üldiselt jah, ma ei tea, kas kordagi üldse Tartu juhtis seda mängu, ma võib-olla alguses. Ma mängu algust, kuna ma ei olnud kodus, siis ma mängu ei näinud, aga ma hakkasin vaatama kuskil teisest veerandist, et tollest esimese veerandi nad kaotasid, et siis oligi vist, ja peale seda nad rohkem juhtima ei läinud. No jah, et ega seda mängu seal väga ei olnud, et ma tegelikult panigi imestama, et just Kalevil oli üks põhiliidrid Hermetel just läinud, on ju, et ei olnud nagu, ei oodanud, ütleme nii. Mina ütlen, ausalt ma ootasin nagu pigem Tartu sihukest, ütleme ausalt 20 punktist võitu. Jah, kihlveokontorid olid suga nõus selles mõttes, ma huvi pärast nagu jälgisin, et mis siin pakutakse, et Tartu võidu konf oli seal 1.15 ja 1.20 ja Kalevil oli vist 3.35. Jah, täpselt, et nagu ma ei tea, kes Kalevi peale pani, siis väga hästi läks teil. Siis seda peale jõuludest pankrotti võib-olla ei ole. Jah, et aga lihtsalt aga jah, Kalev tegelikult, mis esiteks oli, mis ju peatreener ütles mängujärgses intervjuus, siis mida ilmselt sa ei näinud, aga siis ma nägin telekast, on ju, ütles siis tegelikult, et siis just see mõlemad tegelikult treenerid, Kuusma ütles, et oligi, et mängiti nagu üle, on ju, ja siis soomlane Mirolibov siis ütles siis ka, et mehed näitasid nagu südant ja hingevat, et nagu võitlust ja seda, et seda oligi, aga taktikaliselt tegelikult oli ka näha, et tegelikult seal mängiti nagu Tartu treeneripink, ma olen sellega nõus, mis öeldi seal korvpallistuudios ka, et Tartu treeneripink mängiti Tallinna oma poolt nagu üle, et eriti just nagu rünnaku poole peal, et alati rünnati siis kahte, oligi pikka, et rünnati siis seda Painterit, kes pani ikka seal päris mõnusaid pealtpanekuid ka muidugi, see üks eriti, kus ta Hugo Toomi postrile pani, et seal ma mõtlesin juba, et Spotify's kadus laul ka ära selle peale, aga see selleks, aga jah, et rünnati teda ja Nurgerit, et Nurger saigi lõpuks ainult üle 3 minuti, vaata. Et neid rünnati nagu iga rünnak oli nendega pick and roll lihtsalt, et seal on need ongi pikad mehed, ega jalad ei liigu nii kiirelt, on ju, nad sihukesed võib-olla nagu koordinatsioonilt ei ole nagu kõige
kõige sellisemad kõvemad vennad, eks ole, et selles mõttes oli ja noh, seal oligi see Nurgeri ainukese minutid tulid ju seal teise veerandi alguses, mis minu jaoks oli huvitav, oli see, et ma ei tea, kas ma nägin valesti, aga minu arust oli see, et see 3 minutit oli mängitud, see oli mängitud ilma ühegi pausita, nagu mitte ühtegi pausi ei olnud. Ja minu arust Nurger ise küsis vahetust ja nagu see tekitab nagu minus küsimusi, et mis see konditsioon on, et sa mängid 3 minutit ja sul on nagu kops koos, vaata. Et nagu, noh, ma saan aru, et oligi, et mingit pausi on ja mitte midagi olnud, aga ja ma võisin valesti näha ja kui ma nägin valesti, siis noh, telekas siis nagu tõstan käed üles, aga see, mis ma nägin, mulle tundus, et ta küsis nagu vahetust, mis on muu jaoks nagu huvitav. Et nagu siis ei tundu väga, et nagu oleks selles nagu õiges konditsioonis nagu, kui sa nagu 3 minuti peale nagu vahetus küsid. No ongi jällegi see, et sul on väga Nurgeril ikkagi see, noh, ütleme nii, et see keha on ikkagi suurem ja ongi rohkem sihukest taaka, mida kaasas kanda, eks ole, aga nagu 3 minutit, noh, no jah, on nagu veits vähe, vaata. Ei täitsa nõus sinuga selle koha pealt, et aga jah, et seal mängus jah, et päris nagu huvitav oli see. Sest no lõppude lõpuks tegelikult visete mõttes et no Tartu ei pannud seal kolmesed jälle kotti sama vabad positsiooni viseti mööda. No jah, et noh, näiteks sul ongi, et Ilver tegelikult 10-3 ei ole üldse hea protsent, Lips 4-0, Valge 5-1. Jah. Noh, ainuke, kes viskaski nagu normaalse Paasoja 4-0, et ainuke, kes viskaski nagu normaalse protsendiga oligi ikkagi Bernard, on ju. Jah, ei no tulebki praegu mul silme ette, kuidas siin Lips ja Valge ja kõik ikkagi oma nagu positsioonide pealt, kus nad tavaliselt panevad nagu kinni silmi ära, siis pandi mööda, et ei olnud see kuidagi. Et jah, et praegu, noh, mis me oleme ju kuulnud ja näinud ka, et Kalevil siis tegelikult on ju praegusel hetkel, ma ei tea, kas uuel jätkub niimoodi, aga praegusel hetkel on siis ju niimoodi, et abitreener Killing vastutab ju rünnaku poole eest, on ju, ja siis peatreener Mirolivov on siis nagu kaitse poole pealt, mis on päris põnev. Mis on nagu, no iseenesest mõnes mõttes isegi nagu loogiline, sest kui sa tulebki poole hooaja pealt, võib-olla sa ei saagi seda, võib-olla see Mirolivovi rünnaku plaan on lihtsalt nii palju erinev, et sul ei olegi võimalik seda nagu hakata ümber heita ja mõttetu, et kui tal on Kaleviga oli äkki 1,5-aastane leping, et kui tal ongi nagu järgmine terve hooaeg ka nagu kindlustatud, siit nagu ma ütleks niimoodi, et ma arvan, et tal ei ole ulmelist survet mingis mõttes peale, et seda kulda võtta, et kui tuleb kuld, ilmselgelt väga hea, väga super. No pigem on ikka jah Tartul see aga pigem praegusel hetkel ma ütleks eriti peale ka nüüd veel seda viimast siis Rait Riivo Laane palkamist, et tagaliini saadi veel jõudu juurde, eks ole. Noh, muidugi ameeriklane siis läks ära, aga mina saan jutust aru, et tema peaks vist tagasi tulema, tal on lihtsalt praegu viisaprobleemid. Aga jah, ma pigem selle praegusel hetkel selle favoriidikoor ma paneks pigem Tartu õlgadele. Ei, täitsa sama, et ma ei tea, kas Kalev nüüd ka lasi siin ühe enda mänge minema. Jah, siis selle ameeriklase siis Cameron Tang oli siis, lasid tema siis jah ära, et praegu siis otsitakse, no mis vahepeal käis ka läbi, et oligi, et võimalik, et siis et Hermeti minek ja siis et võib-olla siis otsitakse võimalust lahti saada sellest teisest ameeriklasest ka, et siis palgata üks siis väga korraliku kaliibriga mees, et eks näha ole, mis nad sealt siis nagu leiavad seal mängijate turult. No kui sa juba selle Hermeti juurde tulid, siis minu selle aasta juba võiks vist ära öelda, Kosovo kõige suurem üllatus see, et ikkagi Prantsusmaal siirdus, just nimelt Prantsusmaale. Et okei, oleks aru saanud, kui oleks seal, ma ei tea, Poola või isegi, miks mitte Saksa on ja Saksa on ka ikkagi päris tumine. Tugev liiga. Jah, aga just, et Prantsusmaa ja mitte seal tagumise otsas Atsi meeskond, vaid ikkagi praegu play-in koha peal olev. Ja mõelda ainult, et Herbert hakkab nagu panistama Mirotitsi asjadega, et see on päris kõva. Kõva sõna selles mõttes, et ta on Kalevis pikalt olnud, ta ise ju rääkis ka, et tal on tegelikult olnud varasemalt ka võimalusi minna, et siin vist Aserbaidžaani liigast oli on olnud, aga üksi pakkumine oli siuke olnud, mis oleks nagu ära tõmmanud, aga praegu nagu selles mõttes ongi, et ise mängija iga ka siuke, et 27. Jah, et kui siuke nagu pakkumine tuleb, et siis
miks mitte. Et siis vaatasin esimeses mängus juba... Ma isegi ütleks, miks mitte, vaid ma ütleks, et siuke tundub, kui Prantsusmaalt tuleb kõrgliga pakkumine, kohustuslik minemine. No muidugi, et aga ma vaatasin juba esimeses mängus sai juba soliidselt 18 minutit ka ja 5 punkti ja kas oli 2 lauda. 2 lauapalli ja, et noh, eks ta veel sulandub sisse, aga see, et juba esimese mänguga saad 18 minutit näitab, et treeneril oligi kindel plaan, miks ta toodi, vaata. Ja, et seal muidugi ei tea, noh, ma selle meeskonnaga ei ole nii tuttav, et kas on keegi vigastatud tema positsiooni peal või niimoodi, ma arvast, kui ma artiklist õigesti mäletan, siis niimoodi oligi jah, et keegi oli aga ta oli vist pikem nagu vigastatud. Ja, ei arusaadav, aga lihtsalt ongi, et kohe siuksed mänguminutid, esimeses mängus ikka 18 minutit, ei väga kõva, et ainult tuult tiibadesse, et ikkagi jala maha saaks seal. et siis kui kas või on olukord, kus ei saa enam seal Dijonis siis jätkata, siis loodame, et saab jätkata kuskil võib-olla kas või samas liigas, aga mingis teises klubis, et selles mõttes ikkagi kõva sõna ja mu arust Eesti korvpallile ilmselgelt ainult hea, et selles mõttes hästi, aga jah, et siis Kalev siis suutis jah ilma siis oma liidrita siis selle asja ära võtta ja no Kalevi poole peal siis, kelle mängu tahaks kiita Andres Miška ikka, see vend on ikka see hooaeg täiesti nagu ümber sündinud, et ei ole ainult see mäng, vaid tegelikult terve hooaja peal, et kui eelmine hooaeg nagu noh, tekkis küsimus, et mis mõttega ta seal nagu Kalevis on või nagu, et mis see nagu, mis on siis nagu see hooaeg, ma ütleks, et praegusel hetkel Kalevi kindel liider aeg-ajalt võtab seda Hugo Toom ja Kaukjainen, me teame, Kaukjainen siis, kui tulevad tähtsad mängud, eks. No jah, mina annaks talle juba Eesti passi kätte, et siin 3 aastat juba mänginud. Kes ei ole vaadanud, siis soovitan vaadata, ma loodaks, et kõik sõbrad on juba ära vaadanud, aga siis mängumeeste saade siis tegi Kaukjainen iga sihukese persooni loo, et väga äge ja näha veits tema nagu võib-olla iseloomu natuke võib-olla rohkem, vaata, ilmselgelt meie, kes temaga iga päev koos ei ole, ilmselgelt nagu Torbek ja seal Lehitseks ja kõik rääkisid, vaata, et ilmselt nemad saavad seda, näevad ilmselgelt, näevad rohkem, aga nüüd ise nägime ka, et ei ole sihuke võib-olla sihuke külm soomlane või nagu sihuke, et on vaata, aga jah, täitsa lahe selno. Jah, täpselt, et selles mõttes jah, et kuigi tal oligi näiteks see mäng, siis visked olidki 14-4 on ju, siis ongi see, et nagu mis ta need söödud? 8, et selles mõttes ongi mängujuht, eks ole, et seal ongi täpselt nagu Torbek ütles, et siis lõpuks on see, et kui Severi lükkab juuksed kõrvale, siis andke pall kätte, eks ole, et ja ongi, selles mõttes on ikkagi, et Kalevil on nii palju juurde panna igas nagu vigastuste mõttes, Kurbast ei ole, Torbekit ei ole, Torbekut ei ole, et ei ole, on ju Rosenthal siiamaani ikkagi, see vigastus tagasitulek ei ole kerge, on ju, Make tegelikult seal Tartu mängus tegelikult üllatas mind nagu positiivselt selles mõttes, et hästi mängis. Kusjuures tuli meelde, et vaatasin see Rosenthal ikka kohe mängu algul ikka oli vaja kohe Tartu koputada, minu meelest tema avas skoori, et 3-0 kohe. Ta üleüldiselt oli kuidagi minu jaoks näha oli ka, et oli agressiivsem kui varasemalt. Võib-olla varasemates mängudes, et seda juba näitab ka 15 võetud viset nagu, et pani küll ainult 4 tükki sisse, aga selles mõttes see teravus oli seal olemas. Terve Kalevi tiim oli nagu teravam, et see ei olegi midagi nagu. Ja Rosenthal ikka nagu, et kaitses ikkagi Rosenthal on ikkagi Rosenthal, eks ole, et selles mõttes seal, ma arvan, seal ei ole väga midagi muutunud, aga rünnakul ta veel otsib seda enesekindlust. Eesti klubides siis tegelikult, kui me tabelist räägime, siis ju me rääkisime nüüd Kalevist ka, Kalev siis tegelikult praegu on 7. kohal, 10 võitu ja 6 kaotust, aga tegelikult Kalevis praegusel hetkel siis kõrgemal on Taltech, jah. Kes siis on 11 võidu ja 5 kaotusega siis hõivanud tabelis praegusel hetkel 5. koha. Kusjuures vaatasin eile nende euromängu, kohutav. Üks element, täiesti kohutav, nad on terve hooaeg sellega minu meelest hädas on. Vaba vise. 42 vaba viset ja sa viskad 42 meeskondlikult, siis 42 vaba viset teeniti ja sisse visati 26. Kas see on mingi 57%? Jah, aga sa jätad 16 punkti nagu
lauda, et no seal oli isegi asi 16, kui sa saaksid selle tiimiks siis sinna 70-80% jah, et 80, ütleme ideaalis oleks 80-85 on ju. Et aga no ütleme siis, et no sealt oleks pidanud 10 tükki rohkem kindlasti sees olema ja see mäng oleks endal kotis olnud, aga positiivse poole pealt hästi tõmmati, noh ma tervet mängu ei vaadanud, ma vaatasin rohkem seda lõpupoole, aga mis mulle silma jäi, oli see, et korvi all tõmmati hästi kokku, et korvi alt nagu lihtsaid punkte väga ei lastud. Ja seal oli näha jah, et nende, seal selles siis voluntaari meeskonnas Rumeenia oma olid päris atleetlikud mängumehed, et seal korvi all ilmselt oligi, ma arvan, et oligi ilmselgelt oligi see plaan, et me peamegi kokku tõmbama ja ei saa lasta neil nagu hüppama nii-öelda. No ja Kitsing tegi ikkagi oma ära, et see kolm vabaviset, aga ei pannud vist 3+1 ei pannud, aga 3 vabaviset sai ja tema ongi TalTechi kõige kindla vabaviskaja ka, et õnneks sealt ikka tuli, aga jah, see kuidas Post ja Jurkatam neid vabakaid mööda panid, see oli natuke isegi need mängukommentaatorid ütlesid, et kui ise läheks praegu otse sealt pingi pealt või sealt kommentaatori puldist, et paneks ka vist võib-olla natukene paremini, et seal isegi kommentaatorid hakkasid. Seal on muidugi see, et pulss ei ole aga no selles mõttes jah, et eks see on siis element, mida nagu arendama on vaja, et eriti play-offides, kus lõpus ju vabavisked on eriti nagu tähtsad, eks ole, no siis ilmselt panedki kitsingu sisse ja pall kitsingu kätte. No jah, see on muud ja ongi kõik, aga jah, siis Eesti-Läti liigast rääkides, siis TalTech on praegu võitnud järjest 5 mängu. Ilmselt võiks tulla võit ka järgmises mängus, mis toimub siis homme, kui me salvestame seda siis 4 päeval, aga siis 16 jaanuar reede siis toimub mäng Keila Kuulbetiga, kes võitis viimati 31 oktoober viimase mängu. Ehk siis jah, ma arvan, et sealt võiks ka võit tulla. Kuigi Keila ka tõi endale uue mängumehe, ma vaatasin. Jaa, et jah, ja siin jah, et Keila Kuulbet on siis, saame kohe võib-olla siis üle minna, aga nemad on siis tabelis viimaseks kukkunud, et ma ei tea, ma ise nagu, jah, eile meil Telegrami grupis visati huvitav küsimus üles, et kas üheski teises Euroopa nagu sellises, kas tippliigas või üldse Euroopa liigas on mõni treener veel palgal, kes viimati võitis mängu 31 oktoober ja nii palju, kui ma tegin oma research'i, siis mina ühtegi sihukest treenerit ei leidnud, aga vaat Peep Pahvil on different pull. No jah, ütleme, et ta ei ole seal ainult treener, et ta on ikkagi see nii-öelda sponsorite süda ja südametunnistus ja otsja ja kõik muud jutud kaasa. Väikse klubi värk on, aga jah, et eks ilmselt see, ma arvan lõppude lõpuks see on see põhjus, miks ta seal treeneri puhkis veel ongi see, et ega seal teistel ametitel ega neid mehi nii kerge leida ei muidugi ei ole jah, et jah, et Kuulbetil ikka praegu päris kehvasti jälle nagu eelmine aasta sarnaselt. Eelmine hooaeg oli ka jah. Et tuli, mis eelmine hooaeg lõppes vist 13 mänguga lõppes see asi ära vist äkki. 14 minu vist isegi. Et praegu on 10 siis, et vaatame kuhu välja jõuavad siis, et aga jah, TalTech järgmine mäng ja siis peale seda on Valmeraga ja niimoodi ka, et siin jah, ja kui me Kuulbetis korra räägime, võtan korra selle Kuulbeti ka lahti, et millised nende järgmised mängud välja näevad. Ei tahaks nüüd väga nagu julmalt siin panna, aga kas nagu sellisel kujul seda klubi üldse on Eesti-Läti liigasse vaja, et kui sa isegi siin Läti ülikooli, need mängud on siin jah, Läti ülikoolil vist on isegi 1 mäng vähem peetud. Et Läti ülikoolist, sorry, peaks ikkagi jagu saama. Jah, Läti ülikool, ma ei tea, kas nad omavahel vist on juba mänginud. Ühe korra mänginud, Kuulbet võitis, teine mäng veel tuleb veebruari alguses, aga Kuulbetil siis, või tähendab Läti ülikool siis tabelis, miks ollakse kõrgemal, on see, et eile võideti Viimsit. Vist oli 14 punktiga. See on ka päris huvitav. Et jah,
ei ole seda, aga jah, et mul endal on niisugune kahtlane tunne, et järgmine, no tegelikult see võiduvõimalus, kui sa vaatad, sa mõtled, et okei, et see võiduvõimalus järgmine on 5 mängu pärast, sest siis ongi mäng Läti ülikooliga. Mõtled, et issand, kui kaugel see on, aga tegelikult ongi järgmine mäng, too mäng on siis 4. veebruar, ehk siis no, tegelikult põhimõtteliselt 2 nädala pärast. jah, et ega siin ongi aasta esimene kuu on ka ju poole peal täpselt. No täpselt jah, ja siis ega see põhihooaeg nagu ikka saabki siin märtsi keskel läbi Eesti-Läti liigal, siis tulevad need play-offid ja siis tulevad juba meil kohaliku liiga asjad. Siin läheb ikkagi kiireks, ega siin ongi ju 3-4 kuud veel ja ongi hooaeg jälle läbi, et päris jõhkralt käib see asi ikka. No ikka käib jah, aga egas midagi teha ei ole. Okei. Siis, kes on praegusel hetkel ka tegelikult korraliku võiduseeriat kokku ajamas. Pärnu on jah? Jah, täpselt. Transcom Pärnu samamoodi siis 5-mänguline võiduseeria praegusel hetkel käsil on. Eile siis võeti ära Liepaja 16 punktiga 85-69, et Liepaja on see hooaeg ka ikkagi eelmise hooaega võrreldes ikka oma hale vari olnud, et ainult 3 võidu peal tabelis, et see oli kohustuslik võit. Pärnu tegi selle 22 sendi mängu ka, et ikkagi rahvast saali saada ja saadi ka selles mõttes. Eks siis nüüd näha ole, et laupäeval on siis võõrsil mäng Kalev Cramoga, et vaadates seda Kalevit, kes mängis nagu Tartu vastu, siis ma kardan, et Pärnul läheb raskeks. Et oma võiduseeriat siin nagu jätkata. No jah, ei seda kindlasti, aga kui nad tulevad ikkagi nii peale, nagu nad on praegu tulnud, siis ega tuleb, ma arvan, kõvasti parem mäng kui Tartu ja Tallinn siis. Ma kardan seda, et selleks, et nüüd Ogre on siis praegu lähim konkurent, tegelikult ega Kalev ja siin tegelikult nagu kaugel ei ole, aga selleks ütleme, et siis tegelikult play-offi jõuda, ma kardan, et tuleb siin vähemalt viimastes siis mängudes, mis on mingi 10 mängu, tuleb vähemalt 1 või 2 nagu suurt, nagu selles mõttes nagu endast võib-olla tugevamat meeskonda ka ammustada. Et kui me nagu neid mänge vaatame, mis on nagu, ma ütleks, et mis peavad olema kindlad võidud, on Keila Kuulbett, on siis Läti ülikool ja siis viimane mäng on Viimsiga, ehk siis 3 kohustuslikku võitu ja siis ülejäänud. No sealt peab ka midagi veel näpistama. Ülejäänud 7 mängu siis. Et sealt tuleb, et selleks, et play-offi jõuda, ma kardan, et sellest 3 mängust ei piisa, sest Ogre ainult 2 võitu nüüd küll ei võta, et Ogre võtab kindlasti rohkem. Eks see olenebki ka muidugi hästi palju graafikast, sest see on nagu tegelikult näha ka, et alguses ju esimesest 7 mängust võitis Pärnu ainult 1, sest et ega see graafika ei olnud lihtne. Eks ilmselt, mis jääb kripeldama, oli tegelikult võib-olla, ma mõtlen, kas jääb kripeldama. Ei jää kripeldama. Vaatasin, et hooaja alguses kaotati 11 punktiga Ogrele, aga nüüd siis ju 7. mängiti ja võideti see mäng 14-ga, eks siis omavahel ollakse plussis, mis oli väga-väga tähtis. See oli väga tähtis, jah. Kõige mõttes, aga jah, et kõige siin tabelit vaadates siis isiklikult nagu loodan, et ei juhtu nii, et kui Tartu jääb esimeseks, siis Kalev nagu 8. No see oleks. See oleks nagu väga... Ma ei usu, vaadates, kuidas Kalev nüüd praegu mängis. Ei, no ma ka ei usu, aga võimalus on. No võimalus on, jah. Selles mõttes, võimalus on alati. Aga Pärnu poole pealt, mis annab ka tegelikult enesekindlust, ma vaatan siin neid varasemaid mänge, et siin on tegelikult VEF-ile kaotati võõrsil ainult 10-ga. Ventspilsile kaotati kodus 9-ga. Valmera kaotati 16-ga, see on vähe. Neid, kuidas öelda, neid suhteid soliidseid kaotusi on küll, aga sellile 7-ga näiteks. Kaotus on kaotus, et jah, täpselt, et ma mõtlen lihtsalt seda, et see kaotuse vahe annab lootust, et tegelikult nagu kõikide asjade õnnestumisel võib-olla tavapärasest natukene parem viskepäev ja vastasel natukene kehvem viskepäev. Õnnefaktor ilmselt. Jah, et õigesti häälestamine ja kõik see ka, aga muidugi loodame, et Kalev ja Pärnu ikkagi siit ülespoole natukene kasvõi siis mõlemad koha võrragi ülespoole ikkagi saaksid.
ma usun küll, selles mõttes ma usun küll, et siit veel ilmselt noh, sest tegelikult praegu noh, kui võtta välja, ma ütleks Tartu ja Selli, siis ülejäänute mõistes on need vahed ikkagi suht väiksed, et siit noh, tegelikult läheb nagu päris ilus nagu rida läheb, et 15 võitu, 14, 13, 12, noh siis on TalTech ja Valmiera 11 võiduga. Ja siin mõnel on vähem mänge peetud. No täpselt jah, Kalev siis 10 võitu, Ogre 9 ja Pärnu 8. Pärnul on jah tegelikult ju Ogrest nagu 2 mängu vähem peetud, et noh, iseenesest kui need võidaks, siis oleks tabelis ju kohe nagu kõrgemal kohal. Kalevil sama lugu, eks ole. Et eks põnev ja eks näis, mis siin saama hakkab. Et ega siin ükski teine tiim rohkem play-off kohtadele nagu ei pretendeerigi, nagu öeldud sai Liepa ja ainult 3 võidu peal. Siis Eesti poole pealt siis mõlemad, nii Keila korvpallikool kui ka Viimsi siis 3 võidu peal ka mõlemad, et Viimsi oleks võinud eile ikka selle Läti ülikooli nagu ära mustada. No sellest jah, et valus saab see olema, hetkel tõesti tundub nii, et kuigi siin on jah, nagu sa ütles 10 mängu vist veel minna, aga hetkel on tõesti nii, et siin on ütleme esimesed 9 on play-offi joone peal, et see 9 ju jääb välja, et see on kõige valusam. No eelmine aasta oli see TalTech, aga see aasta vaadates TalTechi minekut, siis no ei näe, et siit nüüd nii selline ärakukkumine peaks tulema. Eelmine aasta olidki vist Rapla ja Talpi, see olid need 8-9 vist. 9-10. jah, et sest et eelmine aasta ainult 2 Eesti klubi sai sai play-offi, et see aasta noh, juba terendab 3 ja ma ikkagi tahaks võtta seda 4 ikkagi, et hoiame Pärnule pöialt selgelt, et oleks play-offis ikkagi võrdselt Eesti ja Läti klubisid, et saaksime, aga selles mõttes on jah hästi. Ma ütleks niimoodi, et me siin hooaja alguse poole ka rääkisime Pärnust, et ma ütleks, et see on see täpselt, mis ma Pärnust nagu ootasin, nüüd on vaja lihtsalt natukene juurde panna, et saada nagu see, et noh, näha on, et noh, Gregor Ilves on leidnud väga hästi üles, et siin pani, mäletan nüüd, see oli siin üks viimaseid mänge, pani 8-3-st, pani on väga hästi mänginud, korviala leitakse hästi, hint tundub, et on hästi sulanud ja peatreener Evart on mehed nagu tundub, et ühtne löögirusikas. Jah, täpselt ühtselt hingama pannud, et selles mõttes on muudest hästi ja ma arvan, et Eesti noh, ütleme niimoodi, et siis noh, näha on ja me räägime sellest palju, et noh, sa nagu isegi ütlesid, sa käisid mängu vaatamas, et Tartu, noh, see Kalevi, see, et ikkagi saal oli full täis, on ju, inimesi jäeti ukse taha lausa sisse lastud, eks ole. Et selles mõttes pilet ikka pidi enne ära ostma. Et noh, siis tundub, et me peame siis ikkagi mitmesse linna hakkama seda suur halli ehitama. No jah, hetkel tundub küll nii, et see Kossu buum on ikkagi kõva siin Eestis, et aga noh. No nii peabki. Et jah, et veel mida ma soovitan vaadata, mis on hästi hea oli, tundus, et oli siis koostöös, oligi koostöös Eesti Korvpalliliiduga oli siis mängumehed tegid siis korvpalliliidu siis juhiga siis ka saate, kus ta rääkis nendest oma juhtimisstiilist ja nägemusest ja kõigest sellest, et selles mõttes hästi taaskord hästi hea vaatamine ja ma ütleks niimoodi, et kui võrrelda mõne teise spordialaga, siis on ka näha, et nagu siuke tervislik juhtimisstiil on meil siin korvpallis olemas, mis nagu ma arvan annab seda ainest ja alust selle jaoks, et oleks kõik muu, sest kui on nagu üleval otsas kõik korras, siis on tegelikult ka kõik muu loksub nagu paika, et seda tegelikult on nagu mu arust päris hästi nagu üks reklaam ütleb, et kala mädanab ikka peast, see TV6 reklaam oli kunagi, et kui üleval on ikkagi kõik korras, siis on kõik hästi. Ja praegu, no me oleme juba näinud, me oleme sellest tegelikult aru saanud, et meil Kossu mõttes nagu on korras, aga lihtsalt see saade andiski väga hea jälle nagu ülevaate ja sissevaate võib-olla, et milline see stiil seal on ja kuidas see asi toimib, et Eesti korvpalli poole pealt olen väga positiivselt meelestatud nii liiga kui ka koondis, kui ka nagu üldse kõik nagu need alumised esiliiga samamoodi, et ma arvan, esiliiga ei ole nagu, või ütleks siukest nagu, ma ei tea, tähelepanu ja siukest nagu nii-öelda ei ole nagu, ma ei mäleta ammu nagu ma ütleks, et saanud, aga siin on ju suvel oli see, et Reinar tahtis on ju tulla oma korvpallikooliga meistriliigasse, kahjuks küll ei saanud, on ju, mis sedamoodi see uuesti, eks ole, nagu öeldakse, aga et nagu selles mõttes esiliiga ka üleüldiselt see korvpall üleüldiselt lihtsalt. Jaa, ei, see on jah, et on heas trendis, et mõlemad, see on super.
mõlemad liigad on väga-väga atraktiivsed tegelikult, et jah, hea vaadata. Okei, aga noh, mis siis ikka, keeled suhu ja Euroopasse. Lähme siis euro. Lähme Euroopas, lähme Euroliiga juurde. Vahepeal siis on toimunud vist, kas oli äkki 6 vooru vist toimunud? Võimalik, tead, mul on lugemine nii sassis, et seda Euroliigat tuleb ka söögi alla ja söögi peale juba, et ei jõua siin kõike ei jõua jälgida, et jah, ma olen ikka mõelnud, et kui nagu vaikselt töö hakkab segama Euroliiga vaatamist, sest tuleb vist töö ära jätta. Jah, kui on sellised võimalused, siis miks mitte. Jah, et jah, aga Euroliigas ka siis tegelikult tabeliseis ülimalt põnev, et esi 11 on 10 võidu sees ja esi 13 on 4 võidu sees, et no okei, seda tabelit vaadata, siis 4 võitu on juba palju, noh. No, nagu... Ja tänasel päeval 4 võitu on pigem, ega 3 on ka juba siuke jah, et siin Euroliigas, aga ikkagi HPL, noh, ikkagi liider ja Valencia ka 3, et uustulnukad kohe niimoodi paugutama, et see on äge. Jah, et mõlemad tegelikult, nii HPL siis sai siin eelmine nädal siis sai puhata ühe päeva, kuna siis täpsne põhjus oli, et Pariisil ei olnud logistiliselt võimalik kuidagi Iisraelil nagu õigeks ajaks jõuda või midagi siukest. No, seal on ilmselt siis nende samade poliitiliste olukordade ja asjade pärast on siiamaani. Eks need mingid reisiraskused ja asjad on, eks ole, et noh, täpselt ei tea, aga see mäng siis peetakse järgi kunagi märtsis. 3. märts oli. Oli 3. märts, on ju. Jah, et siis aga HPL jah, et väga ütleks niimoodi, et sümpaatselt mänginud meeskondlikult Ituudis nagu Ituudis ikka, kuigi teda on siin ütleme siin Eestis mõnes podcastis ikkagi materdatud, kuigi ütleks, et Euroliiga tiitel on ka taskus omal ajal võetud ja nüüd HPL-iga miks mitte jälle, et sats on tegelikult äge, mulle sellest sats nagu on sümpaatne mulle vähemalt. Ja nagu mängijate mõttes et on ütleme niimoodi, et on kindlal liidrid, ehk siis kui me võtame, on tegelikult ma isegi ausalt ütleks, et ega ta ei ole kõik arvasid ilmselt, et see tuleb, et see on Misic'i tiim, aga ma ütleks, et pigem, et see on Bryanti ja Oturu tiim, et need 2 on need põhilised 2 vedurit. Et hästi siuke ühtnene ka, et just see võta, nagu me oleme rääkinud, et korvi all 2, ütleks põhimõtteliselt 1-1 mängumeest ikkagi Oturu ja Moutli on ja tagaliinis ikkagi on sul ka ju. No tagaliinis on nagu Rootsi laud selles mõttes, et vali millist venda tahavad, et ongi Micic, Bryant, Chris Jones Jamma Tarr on nüüd uuesti mänguaega hakanud saama, vahepeal ta ei saanud, on ju, Blakeney, kes ikka väga mõnusa viskega on. Neil nüüd muidugi tagalinis kukkus ära siis Ennis, kas vist äkki Ahilka läks või? Kas oli Ahilka või oli Põlv, ma ei mäleta kumb. Aga et tema siis kukkus nüüd küll tagalinis muidugi ära, aga ei olegi nagu kahjuks, vigastused kahjuks käivad asja juurde enam ei teha. Ja äärte peal samamoodi tegelikult, et Malcolm, Wainwright on ju ja mehed, et selles mõttes on ja tegelikult ju mingi siin paar aega tagasi siis Eesti-Läti liigat mänginud siis see Tai Odiassi ka, et tema siis mängis, ma ei mäleta, mis mäng see oli, äkki see oli oligi see sama Dubai mäng ja tema siis tegelikult mängis siin suht Oturu ja Moutli mõlemad pingi peale, et siis Moutli sai, mõlemad Moutli ja Oturu said ikkagi rohkem mängida. Aga Odiassi siis mängis 18 minutit, 11 punkti, 7 lauda, siis piirnäitaja 20, et väga-väga hästi mängis. Nüüd tuleb meelde, too oli muidugi ju too mäng, kus kuna siis ju Dubai on üks tegelikult väheseid ju meeskondi, kes mängib nagu ikkagi 2 nagu päris nagu pika mehega Petrussev ja Kabengele, et siis sellepärast alustasid ju Moutli ja Oturu, et mul nüüd nagu tuleb väikselt flashbacki tagasi. No jah, see Dubai on ka päris oma ette nähtus. Aga jah, et siin ikka, nagu ikka Apollist rääkides, siis ikka kaotusi, eks viskab ka, eks siis Euroliigas ei saagi. Jah, et Panale kaotati ja Salgirise kaotus oli natukene, just nagu kodusaalis oli nagu natuke. Ja
13-ga, et suht kindel ikkagi. Jah, täpselt, et see oli nagu natukene üllatus minu arust, noh, pana võõrsil see, noh, selles mõttes see on nagu. Ma ei tea, see pana on üldse väga tundub kriisis praegu, et veits. Kuidagi jah, siuksed Ameerika mäed. Jah, et kui juba Ataman siin ka juba paneb veksleid välja, et kui ühtegi tiitlit tule, siis minuga nad jöö ja läheb minema või et. Jah, siin oligi see olümpiaakosele kaotus oli, kus ta oli, et noh, Vesenkov, et kõva vend, et paneb 24 punni, et ega mul ei ole power forwardeid, noh, põhimõtteliselt siis Juancho ja Mitoglu viskas nagu rongi alla. Ta ikka siis päris avalikult ikka paneb mängijatele. Ta alati paneb avalikult ja siis see klubi omanik siis ka ju tuli välja siis ütlustega, et ma tean, et millised mängijad olid peale uusaastat olid väljas ja jõid ja pidutsesid ja värki, aga nagu no, mäng oli 2 päeva peale uusaastaööd, ehk siis nagu kui nad jõidki seal nagu 31 nagu detsember esimene ööl on ju, no nagu 2 päeva hiljem see nüüd nagu ma ei tea, mis no eget sa, mine tea palju seal tarvitud seda öelda, et kuhu sa ennast nagu jooma pidid selleks, et see sulle 2 päeva hiljem no vaata, esiteks nendel meestel on juba rahakotid on ka sellised, et ega neil ei ole nagu vahet selles suhtes, et ei, seda ma ei oska öelda, et ma ikkagi, mul on ikkagi pigem raske uskuda, et sa tõmbad nagu aastavahetusel tõmbad nagu, võtadki mingi, noh, teed mingi pitse ja värki ja nagu jood on ju. Ja siis 3. jaanuar sul nagu siiamaani kummitab pähe, vaata, no ma ei tea. Kui sa just nagu remondikat ei teinud, vaata, siis on nagu teine. Jah, ei, no ega ei tea, ei oska öelda, kui hullult need mehed seal pidutasid, aga ütleme nii, et jah, ega endalgi on mõnikord olnud nii, et annab pitu päeva tunda. No eks muidugi annab. aga okei, et aga see palati väikas. Minu jaoks oli lihtsalt huvitav väljaütlemine, et sellega tuli siis vana Euroliiga mängumees, siis Malcolm Delaney tuli ka välja, ütleski täpselt, et nagu, et sa nagu, et me oleme kõik mängumeestena ja ka noh, peatreener, kes iganes, et me oleme uusaasta vahetusel või no aastavahetusel, et me oleme ikka nagu käinudki pidudel, ikkagi tarbinud alkoholi, on ju kõik värgid, aga kui mul ongi mäng 3. nagu jaanuar, et nagu see ei mängi tollel hetkel enam rolli, et tavaliselt kui näiteks mäng ongi mingi 3. jaanuar või niimoodi, siis 2. jaanuar on tavaliselt nagu trenn juba, et siis noh, selleks ajaks ma olen ju nagu nii nagu vinks, võib-olla esimesel on veits õre olla, vaata, aga nagu selles mõttes noh, oligi huvitav nagu väljaütlemine, ma ei tea, mida ta nagu taotles sellega. Minu meelest on üldse see nagu huvitav, et sa nagu noh, avalikult tood selle välja, et need venad seal pidutsesid ja värki, et noh, milleks nagu seda nii-öelda nagu öeldaks musta pesu avalikult pesta, et ja, siis teegi seda siis klubi sise, panegi laksti mingid karistused, asjad peale. Nagu veider ongi, ta ütles, et ta rääkis seda nagu nii-öelda oligi, et rääkis seda nagu klubi siseselt, räägiti sellest nagu riietusruumis, aga milleks siis jah, täpselt tulla nagu veel tulla veel nagu avalikult välja sellega. Et nagu, noh, ma ei taha nagu midagi halvasti öelda, aga see on nagu veidi otsitud vabandus hetkel selle kriisile. Kindlalt, nagu, noh, seal ongi mingi, et noh, ongi see sama, et noh, Atamani poole pealt ka, et mul ei ole nagu neid number 4 mängijaid, et noh. No ma ei tea, vaatad seda satsi siis nagu väljamees. Ja siin on ka kui sul ei ole nagu jah neid number 4 mängijaid 4 peal positsiooni mängijaid, siis on nagu no siis ära mängi neid 5 peal siis jah, või siis 3 peal või siis on 2 varianti, kas sa lihtsalt ise ei oska võistkonda komplekteerida hooaja algul või on siis lihtsalt sa oled ikka tõesti millegagi täiega puusse pannud, et jah, noh, Atamaniga on ka hästi huvitav alati see ongi, et minu arust see läheb alati niimoodi, et on kaotus või on mingi mitu kaotust järjest, siis süüdistab mängijaid, siis tuleb üks kaotus või veel näiteks ja siis ta on nagu, et tundub, et asi on minus, et kui ikkagi noh, ongi see sama, et kui tiitlid ei tule, et siis ma lähen minema ja mis iganes, vaata. Et nagu siuke nagu, ma ei tea, mingi alguses proovib nagu nii-öelda karmi käega, et ütlebki, et noh, et mängijad on nagu kakakotid, on ju. Läheb mäng mööda, siis on nagu, üritab nagu mingi tuppa nagu kass, vaata, et nagu ongi mingi, et no jah, Ataman on jah siuke huvitav jah, et noh, et ikkagi kui nüüd tiitlit ei tule, et siis mina lähen ära, vaata
nagu... no tegelikult olgem ausalt, eka ma ei viitsina. Võib-olla on see lihtsalt juba sellepärast öeldud, et ta teab, et ega kui ei tulegi, siis ta lüüaks sealt nagunii minema, sest et ta läheb ka juba teine või kolmas hooaeg või? Kolmas jah, et no ühe nad said kätte selles suhtes, aga nüüd esimene hooaeg said kohe kätte, eelmine hooaeg siis kaotasid veerandfinaali, jah, poolfinaalis Fenerile ja kaotasid ja siis jah, see hooaeg kolmas. Jah, et no ma ei tea, seal Kreeka liigas ka, et seda ma ei ole jah niimoodi jälginud, aga jah, ma ei tea, mulle tundub endale, et see klubijuht tundub väga suur Atamani talendi austaja, et ma arvan, et Ataman, noh, jällegi, noh, ta teeb seda asja võib-olla suuremaks, kui see tegelikult on, ma ei arva, et ta töö nagu ohus nii hullult on. No ma ei oleks nii kindel. Pigem on lihtsam on neid mängeid seal vahetada. No jah, aga ma tegelikult tahtsin vaadata huvi pärast, et koduliigas, et jah, sest no praegusel hetkel Euroliigas ollakse siis oma igipõlise rivaali Olümpiakosega samal pulgal. 13 võitu, 8 kaotust, lihtsalt Olümpiakos on siis praegu eespool, Olümpiakos oli üks mäng vähem peetud ka muidugi, et see Feneriga mäng siis tuleb veel tagant järgi. Noh siis Olümpiakosest rääkides, siis noh eile siis Partisanile no saun, täielik saun. No see jah ikka, no Partisan, noh ütleme niimoodi, nagu Partisan oli juba alla minemas, siis peale Obradovitši võttis siis tiimi üle sinu lemmik? Ei tule, vahepeal oli sorry jah. Et too tegi jumala hästi, vaata. Ja siis toodi Penna Royalist. No sinu lemmik. Millest me räägime nagu? Ei no jah, see Partisan on ei no jah, see vajaks juba eraldi saadet tead. Et aga ei tegelikult vaatasin seda mängu eile isegi algusest lõpuni. Et noh jah, mul endale seal Fantasy's ka ikkagi mees möllas, et sellepärast ilmselt ka, et aga tegelikult jah, see Partisan no nad jäid kaitses igale poole juba hiljaks ja rünnakul ei olnud mingitki plaani, et see Olümpiakose kaitse tappis omamoodi nad ikkagi ära, et omakorda, et viimane võit oli 12. detsember no jah, Svesta vastu. Siin hakkab juba vaikselt minema sinna Keila Kuulbeti. Jah, ja kõik kaotused ei ole olnud nagu napid kaotused, vaid kõigis on nagu üle sõidetud. Virtus 18, Salgeris 41 jah, ta oli Maccabi 25. Kas ta oli isegi Salgeris kõige suurem võit? Salgeris vist ajaloo kõige suurem võit Euroliigas. Valencia 13, Monaco 17 no, Barça 18 mina ütleksin, et ja 38 siis Olümpiakosele. Mina ütleks, et Partisani viga on lihtsalt see, et seal on liiga palju ameeriklasi nagu ameeriklastel terava kossuks läheb ära küll. Jah, et ameeriklased seda meeskonna mängu ei ole ja ameeriklasi liiga palju ja noh, okei, võib-olla ma teen nüüd ameeriklastel liiga, aga minu meelest nende egod juba kossu vendadel on ka vähe kõrgemad kui ütleme siin Euroopas mõnel tavalisel poisil on ju, et aga noh no ja seal on jah, kui mõtlen, et neil on Milton, neil on Payne no Payne toodi nüüd on, neil on Washington, Jabari Parker on, okei, Jones anti nüüd ära on ju, aga neil on siis jah, et neil on neid ameeriklasi on jah. Seda meeskonnamängu ei ole ja kuidagi see, no praegusel hetkel see tiim ikkagi, kui sa vaatad seda komplekteeritust, siis tundub nagu hästi veider ka, et seal noh, ma ei tea, võtame Pokusevski näiteks, noh, see vend ei saa nagu kolmesele joone tagant rõngale ka pihta. Noh, Galates on alati olnud kõnsavend. No, kuule, tead, siinkohal pean ütlema, et nägin ühte pilti interneti avarustas koduliigas. Galatas pani 7-3 kotti ühes mängus. Tal on iga hooaeg mingi 1-2 sükest mängu. Minu meelest oli ka 7 või midagi sellist, et see ikka, ma vaatasin, mis asja see nüüd. No see hooaeg on keskmine, tal on 3,3 punkti, 3,1 söötu, 2,4 lauda, 3-sed 26-6, vabakad 5-1. Eile kusjuures tegi natuke seda vana Galatast, et pani ühe hullu söödu korvi alt sealt, et no, eile mängis või tähendab Olümpiakose vastu eile mängis 14 minutit, 52-0, 2 lauda, 3 söötu, 1 palli kaotus. No ei muidugi jah, et aga no üleüldiselt jah, et noh, lihtsalt ongi Carlix Jones on ka, eks ole, see peaks olema Ostekovski nüüd on saanud muidugi rohkem mängida. See Jones vigastatud ei ole hetkel või? Tema on minu arust vigastatud, jah. Ponga kindel Tšekov ka järgmine hooaeg.
tema on üks nendest jällegi olnud, kes on väga nagu hästi mänginud, ikkagi iga mänguliselt teeb oma numbrid ära. Sterling Brown on mu arust nagu alati siuke üles-alla vend, et tema on üks vendadest, kes tegelikult nagu on tiimivend, et seda on eelmistel hooaegadel, kui ta on Partisanis mänginud ka olnud, et ta ongi siuke jookseb kattetelt maha, kattest, oskab sööta ka, aga pigem on ikkagi viskaja. Ja korvialune nüüd toodi see Tšekiri toodi siis ka. Eile esimene pool läksid päris hästi hakkama, aga seal teised mehed nagu ei tulnud kaasa ja see vahe läks nii suureks, et et see Partisan on siuke ei oleks oodanud, ütlema, hooaja alguses ei oleks oodanud siukest asja. Jah, et siin ühes teises podcastis üks Eesti kõige kuulsam abitreener ennustas, et Partisan võidab Euroliga võidab põhihooaja. See on läinud. Otsustas, et see jah. Et see on ikka kohutav, mis seal praegu toimub, et eks näis, mis seal üldse saama hakkab. Tabeli poole pealt, mis siis veel on, siis eelmise hooaja hõbemedalist Monaco on väga hea soos. Ja väga hea soos, väga hästi mängitakse viimaste, võeti siis ka Valencia ära, et kui Valencia siin ikkagi suurem osa tiime kõiki kollitab, siis Monacot mitte, et Monaco siis praegu on võitnud järjest siis 5 mängu, et viimane kaotus oli siis põhimõtteliselt 6 aega tagasi Euroliigas oli see Baskonia vastu see imekaotus, mis tuli 12 punktiga, siis muidugi kaotatigi 2 mängu järjest, et kaotati Fenerile ka veel. Ja nüüd vaatan, et oleks võib-olla pidanud mõne Monaco või Pariisi mehe endale Fantasy'sse tooma, sest nad mängivad see nädal ja viimane mäng jäi 125-104, et Pariisiga jah, et võib-olla oleks pidanud Fantasy'sse mõne tooma. Ma tõin paar tükki, aga ma ei mõelnud üldse selle peale, mis see viimane mäng jäi. Ei, ma ei mõelnud ka, aga Valencia siis enne kaotust oli võitud tegelikult 3 mängu, kaotas siis vahepeal Maccabile ja siis siin enne seda veel võideti. Kui palju tiime sa tead, kes mängivad võõrsil Panathinaikosega ja siis nädal hiljem või natuke rohkem kui nädal hiljem mängivad Olümpiakosega võõrsil ja tulevad sealt nagu 2-0 saldoga tagasi. Täpselt, ei tea väga palju. Valencia selle tembu tegi nagu ära. Neid nagu ma arvan, et neid meeskondi ei olegi. Jah, aga kui me räägime nagu meeskondlikust meeskonnast, siis nagu Valencia, ma ütleks, on praegu Euroliigas nagu mõnes mõttes selle nagu etalon, et neil ei ole tegelikult ju, kui sa vaatad seda nimekirja, mitte ühtegi esimese klassi nagu staari seal ju ei ole. Ei ole mingid, ma ei tea, Mike Jamesi, Shane Larkini, korvi all Nann on ju, korvi all mingid, ma ei tea, Lesor, Tilotino või mingid siukest venda. Sasha Vešekovi. Ja näpselt on ju, et tiim, vennad, suurem on, kõige rohkem siin mängitakse 25-26 minutit, 10-11 venda rotatsioonis ja erinevad vennad igas mängus, et siin paar mängu näiteks oligi nüüd Darius Thompson üks nagu parimaid mängijaid on ju, siis on hästi tihti, see hooaeg üks nende parimaid mängijaid on olnud see Cameron Taylor, või oli Kenneth Taylor, midagi siukest. Ühesõnaga Taylor. Ma kohe ütlen, mind hakkab ennast muidu kummitama, et ma seda õigesti öelnud, Cameron Taylor ikkagi, jah. Siis, see mingi Montero on ju, samamoodi temal on ju, siis Omari Moore, samamoodi Padio teeb oma ära, on ju. Ongi siis ääre pealt ka on tegelikult see belglane Reuvers, eks ole, aeg-ajalt turgatab Pradilla, Costello, et selles mõttes ongi väga nagu meeskondlik mäng, meeskond, see on nagu kõige nagu parem. Et kui me siin loodan, et ikkagi jõuavad play-offi ka. Ma loodan ka, et siit nagu seda ärakukkumist nüüd ei tule, et siin on tegelikult ju veel siis 17 vooru on minna, et tegelikult on väga palju minna. Ja tegelikult on natuke ikkagi üllatav see Barcelona ka minu jaoks, et ikkagi selle Pascuali käe all ikkagi on tuhast tõusnud. Benaroya ikkagi. Benaroya nüüd sai Partisani, et vaatame, mis sealt saama hakkab. Ma ei tea, kes tolle palka, ma oleks jätnud see sama vend, kes kuradi jätta see sama vend pukki ja las möllab. Ju siis
ikkagi, ma ei tea, nimi ka maksab midagi või no, ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla ei tahtnud ka vaata, no see on. Ei tea neid siis asju. Aga jah, et noh, siin vahepeal jällegi kaotati nagu 2 mängu enne siis aasta lõppu, aga Barca selles mõttes jah, et siin no eriti on ju meelde jäi, see Baskoniaga oli 2 lisaaega. 2 lisaaega, jah. Ja Panther siis tegi mängu. Pani siis, see oli vist Euroliiga ajaloo vist 4. punkti skoor, pani 43 siis punkti. Ja. Howard muidugi vastas teiselt poolt 33-ga, aga et jah, et ta oli hull mäng, jah. Ta oli meelde. Pantheri piir oli 44. Et see ka ikka täitsa, aga no saada tegelikult 2 lisaaega, come on. Jah, et noh, seal ikka Panther tegi nagu mängu selles mõttes ja et siis praegu top 6 ollakse, kes siis vahepeal oli ju tegelikult väga madal seisus ka, Fenerbahce tegelikult ikkagi leidnud uue hingemise. Olümpiaakuse panid kotti. Jah, ja siis seal siis tehti nalja ka, et noh, et eks ikka noh, et katus sajabki läbi vaata. Nagu ikka Fener on jah leidnud, et Jassikevitsusega siis pikendati 3 aastaks nüüd lepingut ka, ainu õige käik. Ja no näha on, et nüüd on vaikselt nagu mehed hakkanudki nagu sisse sulanduma. Ja mulle meeldib see Horton Tucker, et NBA meister ka ikkagi, et ta on hästi stabiilne. Too on ikka tangivend. Jah, ta on ikka stabiilne. Too vend ikkagi ühtegi nagu proteiini õhtusööki nagu vahele ei jäta. Ei jäta vist, jah. Et ja tema ja no üleüldiselt see Brandon Boston Jr. samamoodi NBA-st tulnud, et võib-olla kui me räägime vaata, et võib-olla Partisanis on vaata liiga palju ameeriklasi, siis seal võib-olla on asi lihtsalt selles, et treener ei ole suutnud nagu panna mängijaid nagu mõnes mõttes nagu paika ja mõnes mõttes nagu, et mängijad nagu nii-öelda ostaksid süsteemi sisse selles mõttes. Et samas kui noh, tegelikult kui me vaatame seda ju ega Fenerbahce tiimi, Horton Tucker, Brandon Boston Jr. tulid NBA-st mõlemad 2 tükki, tundub, et mõlemad on nagu, noh, nagu öeldudki, ongi nagu sisse ostnud sellesse nagu meeskonda, on ju. No nüüd toodi ju endale tagasi ju ikkagi legend, et Antote Kolo siis, et Euroliigas ta veel minu arust mänginud ei ole nende eest, aga Türgi liigas juba tegi oma esimese mängu. Ja päris hästi pani, on ju. No jah, kui sa siin juba üleminekutest rääkisid, siis no ma ei tea, hetkel ikkagi kõige kõvem korvialune üldse Euroliiga tiimidest Olympiakos, on ju. Said siis Jonesi Partisanis. Tariq Jones, et Milutinov, Hall ja Jones siis. Ja tegelikult on veel Fall ka, kes on küll vigastatud kahjuks, aga ikkagi 4 sellist keskmängijat, et jah, ma ei tea. Eks näis, mis uuel aastal saab. No jah, ainuke, kes võib-olla saakski, kui me paneme terve koos, nagu paneme nii-öelda, kui kõik oleks ilma vigastuseta, kui paneks nagu korvialuse vastu, siis ilmselt ainuke, kes vastu saab, on Panathinaikos, kellel on siis ju Lesort, Holmes, Farid ja Jurtseven. Ma praegu isegi ei oskaks öelda, kumb tugeva. Ei, ma ütleks ikkagi Olümpiakos, et tundub kuidagi tummisem see asi, et ma isegi veits imestan, et vaata nüüd ma ei teagi, kas nüüd siis oli seda Olümpiakosel seda nii palju siis vaja, seda Jonesi, aga tegelikult ise hakkasin mõtlema, et no ma olen ikka kirjunud seda Fenerbahce korvialust, noh. Tegelikult oleks sinnad ideaalne või siis samamoodi Realis minu mõelest see Alex Len ei ole ennast käima ikkagi saanud või noh. Mina jah, et ma oleks tahtnudki järgmisena tegelikult Realist rääkida. Minu oleks on olnud ja eelmine hooaeg ma ei oleks seda asja öelnud välja, aga see hooaeg julgen öelda, on olnud üllatus, et Garuba nii vähe mängida saab. Sest minu arust Garuba iga kord, kui ta nagu mängu tuleb, ta ei too punkte, see ei olegi tema töö. Aga see, kuidas ta kaitses ja lauas ja sa saad, mis on minu arust Reali puhul, mis on kõige tähtsam Garubaga, on see, et sa saad igast kattest vahetada. Kui ta jääb tagamehe vastu, siis nagu noh, tal ikkagi aeg-ajalt tehakse ära ka, aga selles mõttes ta saab hakkama, kui sa jätad nagu Tavarese, no siis kui sa mängid, ma ei tea, näiteks Pariisi vastu mängisid. Hiffi läheb Tavarese larkide vahelt läbi, on kõik, noh. Et nagu selles mõttes ma arvan, et see on jah, mis on minu jaoks üllatav olnud, et Real ei ole rohkem, kasutan, aga Real on ka jah, et saanud vaikselt jalad alla, hakkanud paremini mängima.
ja paremini selle nagu läheb, et praegu siis 7. kohal ollakse, aga siin, kui nüüd võit võetakse, siis tõustakse uuesti top 6 siis tagasi. Et jah, siis Olümpiakos eilse siis võiduga tõusis top 6, aga neil siis tegelikult üks mäng veel varuks. Jõuame siis tulevaste mängude juurde ka, see voor on päris põnev. Ja siis muidugi siis Kaunases Žalgiris ka. Hooaeg alustati kuumalt, natuke maha jahtutud. Püsitakse veel ree peal, ütleme nii. Ja ma ütleks niimoodi, et selles mõttes ei ole midagi hullu, nagu selles mõttes ei ole nagu täitsa nagu külm on ju, aga täna ikkagi jah, siuke kohustuslik võit peaks olema, täna mängivad Makaabiga, et võõrsil küll, aga ikkagi. No kui sa suutsid Hapalli võõrsil võita, siis nagu Makaabit võiks ka võita, arvates veel, kuidas Makaabi viimasel nagu mänginud on, et jah, siin Serbia klubide vastu on ikka vimm suur, et Svestale siis pandi 32-ga ja siis Partisanile nagu öeldud, pandi 41-ga, et seal ikka armu ei ole. Virtuse kaotus oli ilmselt see, mille oleks võinud ära hoida, ja seal eriti lõpuga oli asi huvitav. Ma isegi ei saanud aru, ma vaatasin toda mängu, Matšulis andis seal lõpus veel protesti ka, ma ei tea isegi, mis protest oli, mis teema seal oli. Mingi kohtunike teema oli, jah. No nagu ikka on ju. Et see oli ja siin oli veel, mis kaotus oli tegelikult siin vahepeal, mis ilmselt oleks sama, mitte oleks võinud, vaid oleks pidanud ära olema, oli siis kaotati Efesele 23-ga, et ma vaatasin, mis asja seal nagu toimub. See Efes on ka, see hooaeg on ikkagi, ebaõnn on neil ka tegelikult, et no vigastustega just, et neil ju ikkagi korvi all seal tegelikult tiim on nagu parem kui tabelis Efese puhul küll, et kui ma näiteks ütlekski, et ütleme Partisan, Asvel, Bayern tunduvad kõik nagu olevat umbes seal kohas, kus nad olema peavad, siis minu jaoks Efes, kui me võtaksime nagu terve satsi, siis ma arvan, nad oleks kindlasti kõrgemal kohal. Ei, muidugi. Kui praegu ollakse 6 võiduga 18, et ma arvan, see ei ole see koht, et see on jama, jah. Et seal on jah, Larkin on väljas, aga see ei ole isegi nii hull kui korvialune, et mida me ikka rääkinud. Borlier korra tuli tagasi, aga jälle. Ja, seal ikka sellest, see Kai Jones tegelikult nagu, tal on nagu häid hetki, aga ta ei suuda nagu stabiilselt, ta ei ole nagu kõige vanem mängumees ka, et võib-olla veits vaja veel harjuda, on ju. Et see korvialune Efesel, et ma ei tea, seal Türgis kuidagi ei suudeta neid korvialuseid mehi palgata vist, et ei toimi see asi väga hästi, aga jah. Ja see teine mees, see Desert või mis iganes. Too magustoit, et too on ka siuke samasugune. Ma pigem mängitaks Jones'i ausalt. Ja minu jaoks, ma ütleks isegi, et minu jaoks üllatus mõnes mõttes on olnud peale hooaja algust tegelikult. Siis ma juba kartsin vahepeal, et mis siin saama hakkab, aga Baskonia, et tegelikult mängitakse nagu väga head korvpalli, väga nagu hea vaatamine ja on võidetud päris nagu ütleks raskeid vastasid siin, et võideti ju nagu ütlesin Monacot siin on ju, võideti Armanit siin detsembri alguses, võideti siis nüüd viimati Asvelli, aga arvestades, et mõlemad nad on nagu tabeli naabrid, siis selles mõttes ka, ja tegelikult Asvellile ka au anda, siis ma ütleks niimoodi, et parem hooaeg kui eelmine hooaeg, et juba jah, et selles mõttes tundub nagu selles mõttes hästi. Asvelil jällegi see jama, et ikkagi no nüüd läks teid koola ära muidugi. No jah, seda küll, aga korraks vaatama, et on ainuke meeskond, kes ei ole võõrsi võitnud, aga tegelikult Baskonia pole ka. Jah, Baskonia täpselt, tahtsin just öelda, et Baskonia on ka see meeskond, kes oleks tulnud see Asvelil, nüüd vaatasin seda mängu, oligi Baskonia vastu. Et läks ikka seal 78-73 oli lõpuks jah, aga seal ikkagi lõpus need Baskonial siis Simmons ja kes seal olid, et tagamehed tegid ära. Võõrsil, kes veel mängida ei suuda, on siis Bayern, 1 võit 10 kaotust ja Partisan samamoodi, et 1 võit 10 kaotust, teised on vaikselt juba jalgu alla saamas, et siin Virtuse Dubai on ka ainult 2 võiduga, aga ülejäänud siis tegelikult ikkagi suudavad võõrsil ka nagu midagi. Jah, aga see võõrsil nagu 11-0 või 10-0 on ikka väga kohutav. Sellega ju ilmselgelt play-offi ei jõua. Need ei ole play-offi satsid. Kui sa praegu võtad vaadates Play-inni läheb isegi raske. Ei, play-inni ka mitte, et kui sa praegu tegelikult vaatad seda tabelit, siis ongi nagu nimede poolest juba, et 4.–8. koht on siin Partsa, Fener, Olümpiakos, Real Pana,
et jah, ja see on 4-8, et jah. Euroliiga on jah ikkagi jube põnevaks tehtud, et selles mõttes see on hea nagu, et ainult brändile hea ja ainult nagu. Ja peaasi, et siin nüüd midagi ise ära ei käkita, mingi, ma ei tea, mis imeliigadega on. Ja, täpselt. Aga okei, võtame siis ette need järgmise vooru mängud ka siia. Siis, või järgmise selle vooru siis juba, sest Olümpiakos ja Partisan siis oli ära, on ju. Et siit mingid põnevamad võiks nagu võtta, aga võt siin ongi see, et... No põnevamad kindlasti, mis on, ma ütleks, ongi siis mu enda jaoks näiteks on tegelikult see FS Baskonia, et arvestades nagu FS vormi, siis tegelikult see võiks olla nüüd see esimene mäng, kus Baskonia nagu võõrsil võidu võtab Pablo Lasso endide treener ka vastu, et võib-olla see on ju, ma pigem ikkagi arvan, et FS võidab. Ma arvan, et FS võidab. Ma arvan, et FS võidab, aga see võiks tulla huvitav mäng. Maccabi Žalgiris on ka siuke, Maccabi on ka siuke nagu väga üles-alla meeskond selles mõttes, et siin võideti vahepeal 4-5 mängu järjest ja siis kaotati Bayernile 20-ga. See oli mu jaoks ikka väga suur üllatus, ma Bayernist nagu seda ei oodanud, Bayern Pesic'i käe all tundub, et nüüd on asjad nagu korda saadud, et siin see on nüüd Maccabi vastu mäng, see oli mul ei ole praegu ees ka, kelle vastu ma ei mäleta, aga siis Obst pani Normi viske otseselt. See oli ju... Pani oma punktirekordi, kas oli 36 punkti vist või? 37 vist isegi. Ja mis on Obsti puhul, mida võib-olla Herbertiga nii palju minu arust ei näinud, aga nüüd Pesic'iga, mida siin mõned mängud vaatanud on, mida on näha, on see, et ta võtab põrgatuse pealt, on hakanud ette võtma. Et ta läheb korvi alla, võtab neid lay-up'e, võtab keskpositsiooni, viskeid, et ei ole ta mäng enam nii palju kolmeste peale nagu ilmselgelt ta viskab väga hästi. Mõtlengi praegu, et mis see mäng oli, kus ta seda hullu kolmeseid taga ajas, aga ma hetkel kas oligi Svesta vastu, pani 31 punni, aga see ei olnud päris see vist. Ei, see ei olnud see mäng, et jah, ta pani igastahes too mäng siin pani 16-9 kolmesid Svesta vastu, et teisi ma nagu väga ei leia siin. Äkki oli Virtus. Kas see on see Baskonia mäng või? Oligi Baskonia, jah, koos Baskonia mäng ja Pirr 38 punkti rekord, siis 37 punkti. Visked siis 3-11, 7-2, 7-6, nagu ma ei tea, ma ei ole Obsti vist kunagi 7-2 võtmas näinudki. Et ma räägin, et selles mõttes, et oligi see on ju. Ja tegelikult teine mees, kes on, kui Bayernis korra ka rääkida, kes on tegelikult siis Pesic'i käe all, tegelikult 2 meest, kes on teinud sellise hea nagu tõusu on olnud Jessup. Tema on siin mitmes mängus järjest väga hästi mänginud ja McCormack siis on väga suurema rolli saanud, kes nüüd muidugi on huvitaval see, et kes ei saa minutit on Voigtmann, et see on huvitav olnud, et too vend on nagu mitmed mänge siin nulliga pingi peal istunud. Ei ole nagu kursis ka, kas on vigastatud või väike pisivigastus. Aga see Maccabi Žalgiris et tegelikult Maccabi nagu kodus ka, et seal tegelikult nagu on raske mäng, et aga kui Žalgiris tahab sinna play-in ja play-off nagu konkurentsis püsida, siis see on kohustuslik võit, nagu sa ütlesid, vaata. Aga ma pigem arvan, et nad võtavad ka. Ma arvan ka, jah. Kuigi vist Williams Koss sai jälle vigastada. Ja vist, aga ma ei ole kindel, kas Lonni on tagasi. Maccabil jah, et vist ei ole teda ka tagasi, jah. Tabeliseisu mõttes väga huvitav mäng tegelikult ja ma arvan, on tegelikult ju Armani ja Svesta. See on juba jah, nii ilmagi põnev, sest et tegelikult see, kuidas Milan on minu meelest hakkab mängima. Uue peatreeneriga. Ja see on ikka päris nauditav, ütleks isegi. Jah, siin siis Pruukspa pullu. Täpselt, see oli see mees, keda ma tahtsin ka mainida, et see vend on, selle venna viskekäsi on ikka korralikult kuumaks saetud, et tal oli Messina käe all ka, oli neid üksikuid sähvatusi, aga siin nüüd selle uue peatreeneri käe all on ikkagi väga hästi mänginud. Et ja kodus mängivad ka, Liidei on ka tagasi, ma tõin endale Fantasisse ka et nüüd, et ta on stabiilselt teinud. Ma vaatasin jah, et selles mõttes ma isegi, ja vaadates Svesta vormi ka, et Svesta tegelikult nagu viimasel ajal nüüd peale Obradovitš tuli, siis võideti mingi 6 või 7 järjest on ju, ja peale seda on see vormikõver teistpidi jälle, just,
mulle tundub, et Euroliiga retsept on see, et sa pead iga mingi 7 mängu tagant treenerit vahetama, et siis nagu võidad järjest 7 mängu. No aga neid treenereid ei ole. Aga siis tuleb vahepeal mingi venna tagasi jälle. Ja täna siis, või siis neljapäeva õhtus siis viimane mäng. Aga ma ise arvan, et ikkagi Milan kodus võtab Svesta ära. Ja ma olen suga nõus, ma arvan sama. Ja siis õhtune mäng ka täna siis neljapäeva õhtul siis Pariis, Monaco, tegelikult ma arvan Prantsus siseasi, ma usun ikka põnev mäng, aga ma kardan, et seekord jällegi läheb Pariisil raskeks, et Monaco selle Monacol lihtsalt on juba hoog on esiteks hea ja nad on nii hästi käima saanud ennast, teiseks on neil see meeskondlik nagu sisu või sügavus on ka. Ja nagu nii sügav meeskond jah, et täpselt, et seal nagu läheb raskeks. Ja reedel siis on 3 mängu. El Clasico ka veel. El Clasico täpselt, siis tegelikult on siis päeva viimane mäng või õhtu viimane mäng. Real Barça, Real kodus. Barça siis Pascuali käe all koduliigas siis lõpetas oma, vist oli 9-mänguline kaotuste seeria El Clasicotes. Jah, see, millega Bernaroi hakkama ei saanud 3 aastat. No ma räägin, selles mõttes nagu kuulake mind vähe. Ma olen siis mingi generational hater, vaata. Jah. Aga jah, et Real kodusaalis Barça vastu Barça on hea soos tegelikult, aga ma praegusel hetkel pigem arvan ikkagi, et Real võidab selle mängu. Ma ise lähen Realiga. Ma arvan, kodusaalis Real on väga hästi mänginud. Ja praegusel hetkel tundub ka, et ma arvan, võtmeküsimus saab olema korvialune. Et Tavares on nüüd viimased 2 vooru nagu väga hästi mänginud, aga muidu ta on tegelikult suht ebastabiilne. See hooaeg ikkagi jälle taas kord olnud. Mis oli veel, ma ei mäleta, mis mäng see nüüd oli Reali pool, kus see Sonja pani vist mingi 12-st 1 visked, too loopis, niimoodi tellisid, et halb hakkas, et seal visked ka ja viimane El Clasico siis, mis Euroliigas oli, seal siis tegelikult Trey Lyles ju oli see põhivend, kes tegelikult selle asja nagu Realile ära tõi, et eks neis kas ta seekord ka seda suudab, et jah, aga ma ise pakun Reali, ma ei tea, mis sa arvad? Ma ei oskagi, see on läheb nii nuade peale, et ilmselt, aga ma teen nii, et ma pakun Barça siis, et oleks huvitav. Hästi. Ja siis viimane, ma arvan, põnev, teine siis põnev, sest siin on Asvel ja Hapoel ka, aga ma arvan, seal on jah Hapoel. Arvan, et Hapoel võtab selle ära, aga siis viimane mäng on siis Fener või tegelikult siis päeva esimene mäng on Fener ja Valencia, mis on ikkagi väga põnev mäng. Fener on kodus ja Fener on tegelikult nagu hoo üles saanud, et kui see mäng oleks toimunud novembris kuskil lõpp-algus, ma oleks siis Valenciale pigem andnud, tänasel päeval ma annan Fenerbahce. Ma ka, et Fener ikka kodus ka, kodus ka see ka jah, aga puhtalt juba mängu pealt, et Valenciaga me näeme, et neil ei ole raskusi tegelikult skalpi nagu võõrsil võtta, et Panathinaikos ja Olympiakos ja nad suudavad võõrsil ikkagi neid suuri nagu suurte vastu saavad, aga jah, et seal on aga seal ma arvan, et Feneri hoo pealt lihtsalt ise arvan, et Fener selle mängu võidab. Nii ta on. Ja siis ma ei tea, ma arvan, et seda fantasy't niimoodi üle ei hakka praegu ma arvan lihtsalt, et ainult vaata, kes meil see nädal meeskonnas on. Meil omavahel siis Tarviga on vahe kuskil umbes 100 punkti. Ja rohkem. Jah, praegu nüüd on rohkem vist, sest Vesenkovi sul tõi eile terve hunniku nüüd on punkte. Siin kuskil jah, ütleme 142 punkti on vahe. Jah, et Vesenkov jälle jah. Tassis ära nagu eelmine voor ka, aga kes sul siis see nädal tiimis on? Tõin siis ikkagi ei kellegi muu kui Saban Lee, FS mehe, siis tõin Blossom Game'i endale, siis tõin Dubaist Vride'i tagamees, sest et Nann ju on vigastatud ja ega muud siin ei olegi. Reimann ja Tarpei, Davidovats, treener on Ituudis ja korvialune on siis Melli ja Baskoonialt siis Omorui.
see uus vend, kelle nad tõid siis sealt Araabia liigast, kes tegelikult on päris hästi isegi. Esimesed 2 mängu vist ei olnud kõige parem. Esimesed 2 ei olnud jah, aga nüüd on seda korralikult mänginud, et selles mõttes hea toomine Baskoonialt jälle leitud kuskilt mujalt liigast mingi vend on ju. Et ega enam ei saagi, Euroliigast ei saagi enam üleminekuid teha, et see aken läks siis 5. jaanuariga kinni, et sa teisest Euroliiga tiimist saaksid mehi tuua. No jah, minu tiim siis ma tõin tagasi, vahepeal andsin ära, kuna oli põlvevigastusega, tõin tagasi Milutinovi. Tavares oli siis mul paar vooru, täpselt need, õnneks joppasid need voorud, kus ta hästi mängis. Jah, vedas sul. Et tõin siis Milutinovi tagasi, ma tõin siis tagasi Bryanti ikkagi Francisco asemel, sest et Maccabil on sellised, ütleks, rõvedad pikkade kätega kaitsjad, kes võib-olla Franciscoga võivad paremini hakkama saada kui mõni teine meeskond. Ehk siis see oli see mõte ja kuna Hapoel mängib Asvelli vastu ka, siis Bryant tundus loogiline valik. Siis ma vahepeal tõin endale ja jätsin endale Baldwini. Ehk siis tema on mul tiimis. Mul on Biberovic päris pikalt olnud tiimis. Ma tõin siis, kuna siin vahepeal siis see Hapoeli mängi ära, siis ma andsin Hapoeli mehed ka ära ja ma tõin endale siis Diopi. Tema on siis praegu alles jäänud. Ja siis ääremängijatest mul on Jackson, kes on 4 krooni vend. Ja, Liidei. Liidei tõin. Parra, kes saab päris palju mängida ja päris odava raha eest, et ta toob oma 7-8 punni, seal ütleme siis 5-8 punni ära, see, mis sa selle rahaga mehel tootad ja siis Tarpei on mul samamoodi, et 4 krooniga jällegi saab mingeid mängumineteid, et kui toob midagi, siis toob, kui ei too, siis ei too. Ma natuke paneb mind imestama, et võtsid Dubai treeneri. Kuule võtsin jah, et nad mängivad kodus Virtuse vastu, Virtuse korvialune, minu arust üks praeguse, selles mõttes, et Juff on, aga Juff on väga vigade aldis mänge minu arust. Ehk siis Kapengele ja Petrussev, ma arvan, hakkavad seal niimoodi sööma, et halb hakkab. Ja ma arvan jah, et sealt see võit tuleb. Et tagaliinis ma ulmest ei näe, Edwards on muidugi ka, et kui Edwardsil on jällegi halb viskepäev, Ivanovic on muidugi see vend, et ta paneb ta pingil ära, et ega ta teda nagu ei hoia. Edwards on jah kuidagi ei ole väga hea ülemeek, ütleme sinna Virtusesse. Morgan on tegelikult tublilt mänginud, sul mingi voor ta oli ka. Jah, tõin, korra proovisin, aga läks sama targalt tagasi. Et tema ja siis ka ja siis Vildosa ilmselgelt ja siis äärekohtade peal tegelikult see Alston Junior ja Jallow. Jallow'l oli nüüd vist, ma ei mäleta, kas oli Salgirise mäng või mis mäng see oli mäng, kus tal oli väga halb viskepäev, aga selles mõttes muidu ta on väga hästi mänginud, jällegi väga hea toomine tema siis Saksa Ulmi meeskonnast minu arust toodi. Aga jah, see korvialune, et see on see, miks ma Dubai treeneri tõin. Mõistlik jah. Et mul oli tegelikult valikus oleks ma võtnud Ituudise, siis ma oleks, mida ma tegelikult mõtlesin ka, oleks ma võtnud Ituudise, siis ma oleks jätnud alles, mul oli Osman vahepeal ja nüüd tegelikult kuna Nann on vigastatud, siis tegelikult oleks võinud nagu Osmani alles jätta, aga Liidei tundus praegu natukene parem valik ja ma vaatasin rahaliselt, et mis mul nagu mõistlikas, mul oli topeltvooru ajal oli mul Scariolo, et ta võttis sealt 2 võitu ära ja mulle sobis, et oli tore. Oli tore Barssa vastu ilmselgelt ei jäta teda igaks juhuks, kuigi ma usun, et Real võidab. Aga no seal on lihtsalt see, et seal on neid jokkereid nii palju. Ja ei, seal loeb see ka, et loeb ju võidu, kui suurelt nad võidavad ka. Ja, täpselt. Või kaotavad neid. Jah, täpselt. Aga okei. Aga ma ei tea, lõpetuseks siis natukene ülejäänud Eesti korvpallurites ka, kes siin siis igal pool mujal toimetavad. Ma arvan, võib alustada ookeani tagant, et siin siis Henri Veesaar paneb ikka väga head ülikooli aega kokku, siin alles oli mäng, kus pani 25 punkti, 9 lauda, visked olid siis 10-9, väga hästi vabakaid ka, et ja siis praegu NBA drafti mõttes, et mulle endale hästi meeldib alati vaadata erinevaid neid nii-öelda drafti ennustusi või siis, et kus mingi mängija läheb, mis tiimi
ja siis näiteks siis sihuke Ameerikal sihuke nagu Bleacher Report pakub Veesaart minevad siis esimese ringi lõpus 28. valikuna ja Cleveland Cavaliersi praegu. Aga no need muud kuu jooksul on neid väga huvitav ongi jälgida, kuidas nad nagu muutuvad selles mõttes. No kui nagu midagi drastilist ei juhtu, siis suure tõenäosusega me 3. venna endale NBA-sse saame. Loodame. Ja loodame ikkagi, et see ka ikkagi mänguaja mõttes kestab. Et no selles mõttes, kui vaadates näiteks praegu nagu Cavaliersi, kui me toome selle näite, siis neil on Allen, neil on Mobley, aga tegelikult ega neil pingi pealt ulmeliselt nagu head tsentrit tulemas ei ole, et kui nüüd nagu alustadki oma karjääri seal nende tegelikult nagu 2 päris tugeva nagu tsentri taga vahetusmehena, ma arvan, võiks väga hea nagu siuke koht olla, lihtsalt nagu näitena on ju. Et tegelikult me ei tea midagi, mis seal draftis veel juhtub, hakkab sinna pool aastat aega ka. Stefan Vaaks siis ka on ilusti sisse elanud, viskas 2 mängu järjest siis punkti rekordi, 21 punkti siis mõlemas voorus või mõlemas siis mängus. Ja siis Kriisa ka tegelikult on hästi mänginud, aga temal siis õlavigastus, siis kas õld tuli vist äkki pesast välja või? Ma ei tea, kas ma õigesti mäletan. Ei pidanud nagu midagi hullu õnneks olema. Aga jah, et tal oli veel niimoodi, et tal oli see õlavigastus, jäi veel mängu, pani 3 kotti ja siis ikkagi, et ikkagi ei toiminud see asi. Et selles mõttes on hea näha, et seal ikkagi läheb hästi ja tegelikult meil ülikoolis neid mehi on väga-väga palju, aga ma ütlen ausalt, et seal on see, et ma kõiki nagu jälgida lihtsalt mina isiklikult ei jõua, hoian praegu need põhiülikoolidel silma peal. Mis väliseestlastel veel huvitavat toimunud on, siis Artur Kovatšuk viskas võiduviske. Jah, vaatasin seda päris huvitav oli see. No et tema kätte läks nagu nii pall, pani selle esimese keskpositsiooni viske, pani mööda. Aga läks lauda. Läks alati, kui näha oli kohe, et ta tundis, et vise läheb mööda, kohe nagu, kui sa tunned, et vise läheb mööda, kohe mine lauda, on ju noortele korvpallitele siuke hea õpiku näide ja seal siis lauavõitluses siis tiimikaaslane siis selle nagu lükkas põhimõtteliselt Kovatšukile ja siis Kovatšuk sai, põhimõtteliselt tõstis ära need 2 punkti lihtsalt. Et võiduvise, vahet ei ole, kus see tuleb, on ju. Ja selles mõttes hea viis, et seal see võit võeti. Nädalavahetusel vaatasin ka või jälgisin nii-öelda skoori Poola liigas siis Leegia ehk siis Rannula Tassi mängu ja ma ei tea, ma isiklikult ei tea, mis seal lahti on, aga see oli nagu selles mõttes oli kohutav, et see mäng oli käes. Esiteks juba 3. veerandaja lõpus juhiti 8-ga, poolteist minutiga laisisti vahe tagasi teha. Ehk siis mindi 4. veerandajale mindi vastu viigi seisus ja ka seal mindi 8-ga ette ära, siis ma juba vaatasin, et no nüüd tuleb ikka ära. Aga lõpuks ikka kaotati vist 2 või 1 punktiga. Ei suudetud kael ära murda. Jah, et väga valus kaotus seal, minu meelest oli see, nemad olid äkki tabelis 4. ja või 3. siis oli teisega, et hästi siukse võrdse vastasega mäng. Jah, aga praegu õnneks tundub vähemalt niimoodi, et Rannulal on päris suur usaldus seal olemas ja eelmisel loal ka minu arust ega asetus. Ta ju võitis ikkagi liiga tiitli, et jah, et asetus ei olnud ka vaata ju kõige parem eelmine aasta, et see aasta ka, et kui oletegi seal 4.-5, et siis on okei. Poolas on veel siis tegelikult ju Suurorg, kes seal Sopotis siis nüüd vigastuspausilt on tagasi tulnud, mängib ikkagi väga soliidselt. Eile siis Europe Cupis küll kaotati, aga midagi nagu hullu iseenesest ei ole ja siis Poola poole pealt, kes siis ju tegelikult väga head hooaega teeb, eriti skoori mõttes on tegelikult ju Pökler, et kuigi meeskonnal ulmeliselt hästi ei lähe, siis Pökler ise paneb väga korralikke just nagu skoorinumbreid, et ja väga hästi viskab. Et see on nagu väga hea näha, et siit võib järgmine samm karjääris terendada, et väga hea koht olnud. Hispaania poole pealt siis ma ei olegi vaadanud, ma eile õhtul jäin magama, et Murcia võitis. Võitsid või? Minu meelest võitsid, sest kui ma vaatasin, oli 3. veerandaeg. Seal ikkagi ikkagi nugadega, et oldi seal 5-ga taga ja mängiti siis Rostock Seawolvesi vastu, kes siis mängis alagrupis siis Tartu Ülikooli vastu. Võit tuli minu meelest seal kas 12 punktiga või? Ootame siis juba 3.
3. veebruari, kus mängitakse siis Suuroru klubi vastu. Jah. Et see, ma tahtsin vaadata Raieste statistikat, sest kui ma 3. veerandil oli Raiestel 7 punkti ja 6 lauda. Ja lõpetas 10 punkti ja siis 8 lauaga. 21,5 minutit, et selles mõttes ikkagi omal kohal. Jah. Kõik väga hästi, kõik väga super. Eile veel siis ikkagi Lietkaabelis kaotas ka Ulmile. Ja et neil seal nagu kõige paremini see Euroopa mõtte, Euroopas just see hooaeg kõige paremini. Ja vaatasin siis 3. juhiti, aga kui 3. veerandne 2 siis juhiti päris üks okeilt, aga 3. veerandne läkski neil lappama nii-öelda. Jah, ma ei olegi täna, kuna me siin hommikul salvestame, ei olegi vaadanud, aga Veesaar siis mängis täna öösel ka, kaotati siis 90-95, aga Veesaar viskas 26 punkti ja see on tema ülikooli rekordi siis kordamine. 32 minutit. No paab hullu. Et see on, ja ESPN siis pakkus seda 26. drafti valitsus, et see on ka, aga jah, et siis et Kullamäe ise Toomäng pani siis 7 punkti, 6 lauda, 6 söötu, vabandust. Aga selles mõttes ikkagi tuli tuppa ikkagi neil lõpus. Jah, täpselt. Ja huvitav teema, mis on, siis Itaalias meil mängib ka Treier ja Riismaa, siis mängivad Treier, viimane mäng oli siuke soliidne esitus, viisakas esitus siis, aga Serie A's siis oli klubi, siis üks klubi oli Trapani Sharks vist, kes sattus väga suurtesse rahalistesse raskustesse. Ja nüüd visati siis Itaalia liigast välja ja Euroliigas oli siis olukord, kus mindi mängule vist 5 mehega ja siis peale 7 minutit oli vist platsil ainult 2 meest või? Kuna jah, et seal vist vigadega tehti, vead tehti täis ja siis ühesõnaga et siis mäng canceldati ära ja siis see teine meeskond sai siis võidu, et seal on siis ikkagi päris julm. Päris pahasti. Ja Vene on siis ka siis vigastusest tagasi, et tal on taga siis vaikselt Šiaurais siis sisse sulanduda ja mängib, et siin oldi lähedal Salgerise üllatamisele, aga too hetk siis ei tulnud ja Trell Badalonas ka siis. Jah, nädalavahetus selle vaatasin seda mängu, läks ka väga nugade peale, oligi laupäev see minust, või oli pühapäev, ma ei mäleta. Et Trell seal vist väga palju mänguaega ei saanud. 5,5 minutit, 1 punkt, 1 laud. Et on tal ka natukene jälle see allapoole see jah, et kuidagi peale koondise akent, et siin vahepeal saab jälle, eks seal olenebki väga palju treeneri võib-olla sellest pildist ka ja vastasest ka, vaata, et mingi mäng võib-olla Trell sobib rohkem ja mingi mäng jälle ei sobi. Aga jah, et ikkagi oli äge ikkagi vaadata, kuidas Riki Ruubeka seal söötudega möllas ja no oli Toomäng, kus Ande Toomits pani kaksiktuubli 24 punkti, 15 lauda. No ta pani ikka ulmeliselt ka, ta pani äkki, kas oli 10-9 kahesed. Ma ikka mäletan neid aastaid 2014-15, kui ta oli siis, või natuke varem isegi, kui ta oli Barcelonas siis seal ka möllas ja siis NBA-s ka ikka ründelaudas või selles NBA mängus siis ründelauda võttis ikka mõnuga. Võttis jah, et ja muidugi Badalona vastu siis see meeskond, ma ei tea, mis see nimi nüüd oli, nädalavahetus, kui mängisid siis see Happ, tuttav mees. Jah, see Põhja-Makedoonia. Et see mees oli siis vastasvõistkonnas, et on see mees, imestasin ka, et see mees sinna on maandunud. Ta oli Valencias vahepeal, aga nüüd on siis, ma võin sulle selle tiimi kohe öelda. Sest mul oli see San Pablo Burgos. Jah, Burgos, jah. Et minu meelest Kullamäe ise ju mängis Burgoses kunagi oli, või kes see eestlastest oli? Vist oli tema, jah. Vot. Aga jah, et siis ja tabeliseisult siis Murcia on praegu 4. Ja Juventud kohe selja taga 5. Siis nii-öelda seal ja kuna mul on lahti praegu siis Poola liigas, siis on jah, et Pökleri koduklubi viimane 2 võidu 13 kaotusega. Siis ja siis Leegia on siis praegu kukkunud 7. ja Sopot on siis Suuroru koduklubi on siis 3. praegu tabelis. Et siuksed huvitavad toimetused ja sa ütlesid, et 8, aga nad juhtisid isegi vahepeal 12. 4. veerandil.
Seda hullem. Seda hullem. Täpselt, aga noh, läheb hästi ja varsti juba koondist hakkan ka uuesti. Jah, veebruaris. Pooleteist kuu pärast põhimõtteliselt jah, et see tuleb jälle põnev ja huvitav aeg meie jaoks ka. Nii. Aga okei, ma arvan, nii ta on jah, et sai suurem osa nüüd Vossu jutte siis ära räägitud jälle, siin kuu aja saabudes. Jah, aitäh teile kõigile siis vaatamast, kuulamast, kuidas te iganes seda meie podcasti jälgite. Kaaselate ja kui ei ole veel, siis tasub meid jälgida Instagramis, Threadsis, Telegramis igal pool, ja selles mõttes jõudu mööda ikka paneme edasi, et jah. Ega muud väga midagi siia lisada ei olegi, et uuel aastal uue hooga. Jah, just. Ja proovime tavapärase siis 2-nädalase rütmi peale tagasi tulla. Ja. Nagu ikka, et ajastame tippvormi kõvadeks. Just. Hästi, aga veel kord aitäh teile ja ma soovime teile siis ilusat päeva, ilusat nädalavahetust. Nägemist.